1. jaanuarist 2013 saab Tallinnast maailma suurim linn, kus on kõikidele linnakodanikele tasuta ühistransport. Suurejooneline plaan on tekitanud suurt elevust ka rahvusvahelises ühistranspordi assotsiatsioonis UITP. That it is time to rethink the old way of doing things. And I understand the challenges that are faced here in this city. You have very complicated road network, you have a difficulty of having a port and all these difficulties that the city has. So clearly it's time to have a new way of thinking. Tallinna eeskujul on hakanud tasuta ühistranspordi kaaluma ka mitmed teised pealinnad. Näiteks Helsingi ühistranspordi planeerimisosakonna direktor Arttu Kuukankorpi on veendunud, et ühistransporti peab vaatama kui investeeringut, mitte kui kulu. Ta usub, et ka Helsingis on varsti Tallinna eeskujul ühistransport teatud liinidel tasuta. It's good that you try it. We have a lot of talk about that in Helsinki as well, and it's good that we will see then the experiences of Tallinn. Euroopa ühistranspordi võtmeisikud, kes kogunesid Tallinnasse ühistranspordi konverentsile, veendusid, et tasuta ühistranspordi järgi on pealinnas majanduslik vajadus, sest paljusid üllatas, et Tallinna ühistranspordi kuludest katab piletitulu vaid 30%. Helsingis on vastav näitaja näiteks 50%. Vanades Euroopa riikides, kus elanikkond on jõukam, on ka suurem tegelikult see osa, mida makstakse elanik ise maksab piletitasuks ja meie piirkonnas paraku on nii, et kus elanikkond ei ole nii jõukas, on ka see piletitulem palju väiksem. freepublictransport.com andmetel on kogu Euroopas ligemale 50 linna, kus on kas osaliselt või täielikult ühistransport tasuta.